Tartus Iiri päev, siis oleme meie siia saatesse kohale kutsunud projektijuhi Meelis Aksingu. Tere õhtust! Tervist! Mis projekti raames Iiri päev toimub? No sisuliselt Iiri päev on nii-öelda nagu pilootprojekt siis tulevasele suuremale projektile, mille raames hakatakse siis tutvustama ka teisi riike, et Iiri oleks nagu, Iirimaa on nii-öelda nagu esimene riik. Nii siis on oodata ka teistsuguseid üritusi samalaadseid? Jah, me oleme juba rääkinud, et võib-olla teha näiteks Brasiiliat või meil on ka siuke, kuna eestlased on suured Gruusia fännid nüüd siis, et võib-olla teha ka mingi Gruusia päev suurest, nagu nii siis tulevikus. Et Iiri päev on jah siuke nagu katse esialgu. Nagu ma aru saan, on ka mingi kindel põhjus, miks Iiri päev toimub just 17. märtsil, mis põhjus see selline on? 17. märts on tegelikult püha Patricku päev iirlastele ja see on neil siuke väga suur selline või tähtis püha ja seda tähistatakse ka mujal riikides kui ainult Iirimaal ja siis ongi 17. märts nagu selline ideaalne päev tutvustada Iirimaad. Mis osadest selle päeva kava siis koosneb? Kõigepealt päev hakkab kella 3, siis alustame me seminariga ja seminari alguses tutvustatakse ka siis nagu tervet päeva kõigile, kes on kohale tulnud. Sealt edasi algab kella 6 siis nii-öelda kokkamine Illegaardi pubis, kus siis valmistatakse toitu ja siis nagu sellist traditsioonilist Iiri toitu ja kokk tutvustab ka nende retseptide valmimislugu siis nii-öelda. Ja sealt edasi kella 9 tehakse lahti rokiklubi, kus siis läheb siukseks suuremaks peoks. See esineb Tartus on siuke bänd nagu Folk Highlights Orchestra, kes teeb Iiri muusikat ja samuti on siin üks Iiri tantsurühm Solas. Nemad tulevad meile ka esinema ja üleüldiselt tuleb siis ühe meie koostööpartneri poolt ka üks DJ, kes muidu teeb Londonis pidusid küll, aga on seda puhku nüüd siis Eestis. Seminar toimub inglise keeles, miks see nii on? Kuna meie koostööpartner on ka Erasmus Student Network Tartus, siis neil on ju välistudengid, kes ei saa sisuliselt mitte midagi eesti keelest nagu aru. Ja siis me mõtlesimegi, et kui siis teha seminar, et siis teeme inglise keeles, et siis tuleme neile ka vastu natukene selle poolega. Kas Iiri Koka külaskäik on tasuta või maksab see midagi inimestele? See on 25 krooni, sest et see on juba puhtalt sellepärast, et Illegaard teadupoolest ei ole kõige avaram ruum ja kuna see on nende enda kohalik kokk, siis teist kohta me selle jaoks ka ei mõelnud. Nii et lihtsalt piirata natukene seda arvu võib-olla. Millisele sihtgrupile see üritus põhiliselt suunatud on? No algselt, kui me tegema hakkasime, siis ta oli väga siuke nagu tudengikeskne. Aga kuna meil lisandus ka 3. koostööpartner, siis nüüd lisaks Erasmusele on Toomus Torbatensis, kes on suunatud otseselt nagu linnarahva poole, siis tegelikult me ootame tervet Tartu kodanikkonda, ütleme nii. Ja kes selle ürituse toetajad siis on kõik? Lisaks sellele, et me kõik anname omapoolse panuse, eks ole, oma erinevate organisatsioonidega, siis meid on toetamas ka Brikke, kes siis on aitanud teha seda õhtustüritust just ja ka Rock'n'Roll klubi ja Illegaard on vastu tulnud oma koka ja asjadega, ja Toomus Torbatensise poolt on ruumid ja kõik siuked. Ning kust selle kohta täpsemat informatsiooni saab? Meil on selleks ka oma kodulehekülg, mis on www.ue.ee, see kaldkriips, see Iiri päev. Ja see on ka olemas inglise keeles tegelikult, kui sellest Iiri päevast edasi panna veel alakriips ja eng lõpp. Selge. Me täname teid selle intervjuu eest.